Joo Tuuner, täna pole me garaažis, vaid oleme tulnud ühe koostööpartneri juurde, kuna mina sõidan veel Street-klassi, meil on Rainis, kes nüüd hakkab semiprost sõitma ja tulime selle koostööpartneri juurde, kes pakub meile siis koostööd lahendust. Jah. Nii, meil oli probleem, meil on üks buss, 2 sõitjat, aga vedada ei saa kuidagi. Et täna me tulime siis siia Proovanni. Läheme vaatleme, mis inimesed meile räägivad, mis nad meile välja pakuvad, mis nad üldsegi teevad siin. Tervist, Rainis! Tere tulemast, Jan! Tervist, Martin! Jan! Seisame siin väga uhke bussi kõrval. Äkki sa räägid meile lähemalt, millega te tegelete üldsegi? Olete siis jõudnud Proovanni peastaapi. Meie peamine töö eesmärk on ehitada ümber tarbesõidukeid. Meie siis esindame brändi Sortimo ja tegemist on siis Saksa ettevõttega, kelle ametlik esindaja me Eestis oleme. Teadaolevalt on Sortimo käes üle Euroopa 40%. Seda, kes aastat tööle, seda ei oska teile öelda, aga meie pakume siis alumiiniumist bussisisustust. Saab nii seinad, põrandad ja ülekkõik muu ka, mis siin juurde võiks kuuluda. No kellele need bussi vette siis? Sisult igaühele, kes seda soovib. Meil ei ole vahet, kas on ettevõtte, eraklient või tegemist on mingi rikkama tudengiga, et sisuliselt klient tellib, meie teeme ja nii lihtne asi ongi. Aga millega te siis erinevalt teistest, kes veel need ehitab? Peamine, ma arvan, erinevus ongi see, et tegemist on alumiiniumiste profiilidega. Minu teada keegi teine neid rohkem Eestis paku. Ja mida teised võib-olla, millest me veel erinev on see, et meil on sõites on kärpast ja väes samamoodi. Et sisuliselt see kaaluvõit, mis sellest tuleb, on tohutu ja isegi tean, et kärpast on olnud mingi määr tugevam isegi kui vineer. Ehk siis, et vineerist on ta kindlasti ilusam? Jällegi maitse asi, kellele ema, kellele tütar, aga sisuliselt teda on väga lihtne paigaldada, see ei võtta aega ja samamoodi see kaaluvõit, mis saadakse, on tohutu. Ühesõnaga ma aru saan, siis tegelikult te lõikate neid asju kõike siin koha peal, et tegelikult võib siia ükskõik mis bussi tuua ka. Sisuliselt on niimoodi. Kui ma sain teada, mis on kliendibuss, alatransit, siis ma tellingi transitile kärplasti ja kõik need jupid tuleb juba lõigatama kohal. Meie teha nüüd see, et me paneme siis nüüd külge ja kes soovib, siis ma ei tea, kas villa vahel või mis iganes, et sisuliselt kõik on vastavalt mudelile ja on juba teha, see on valmis lõigatud. Et selline see asi nagu on. Ma näen ka, et see buss on kuidagi hästi kompaktne. Et üldjuhul, kui on kuskil bussil nagu mingid riiulid asjad on sees, siis tegelikult siin keskel nagu väga palju tegelikult isegi ruumi ei ole. Mis siin teistmoodi on? Mida meil nagu pakkuda on see, et tegemist on siis nende platitavate riiulitega, mida siis saab välja tõmmata. Siin on sees siis kohvrid, need kohvrid saab panna üksteise peale ja kui on vaja rohkem ruumi bussi sisse, siis lükkad selle tagasi kokku ja nii lihtne ongi, et see üks riiul on natukene 100 kilo ja teisega saad samamoodi teha, et tõmbad välja, asjad peale, kas siis kohvrid või mis iganes parasjagu meelepärane nagu on, võtad kinni tagasi ja ongi kõik. Ja mis nagu veel meie puhul on äge on see, et meil on ka siuke unikaalne töötasapind, et sisuliselt tulebki mis iganes valdkonna mees sisse, on siin enda tööpostil, teeb sahti, võtab siit midagi, sealt seda õiget asja leidnud, võtab siit midagi, asi käest, teeb tööd edasi ja sisuliselt see on päris tugev ja minu arust see näeb nagu siuke üsna tummine välja ka, et ka siukest lahendust pakume. Ma näen ka, et sul on siin huvitav põrandakate, et üldjuhul on siuke kuidagi hästi robustselt tehtud midagi sellist, et millega tegu on? Jaa, tegemist on siis Proossev põrandaga. Ja nagu näha, siin on sees on siis üks kinnitusaugud, et juhul kui on tegu näiteks väiksema bussiga või tahetakse panna midagi põranda külge, siis Sortimo endal on spetsiaalsed rihmad ja siis rihmab siit sisse, kinnitas töötad sisse, tõmbad kinni ja saad ka põranda külge enda asja kinnitada, et see on jälle see unikaalne lahendus, kuidas võtta bussist veel rohkem maksimumi. Et tõesti, see on hea lahendus. Aga oskad sa näiteks öelda ka palju võib näiteks panna selle rihmaga sinna kinni? Pigem on asi suuruses. Pigem on asi suuruses. Ühesõnaga kaali mängi üldse nagu välja. Selles suhtes, et vastate auto enda kaalule, palju sinna ulatud on.
aga selles suhtes see tänavalt ikka kannatab ja selles pole küsimust. See on mida. Jah. Aga võib-olla näiteks kui võrrasi rallika poole, et nagu näha, siin on siis karp lastud üle Linexi kattega ja seda teenust me pakume ka, et Linex on tõesti niisugune aine, et mis ei idane ja mädane, et kõik iganes, mis on kastiautod. Hästi tugev pärm nii-öelda. Kõige lihtsam on mul öelda, et see on pihustab plastmass, aga tegelikult ei ole plastmass. Ta on ikkagi alguses niisugune kummias, aga selles suhtes ta on löögikindel, ta on esiteks pole live on ja ei olegi nagu midagi maha läinud. Jah, ja sellega on käidud sõitmas küll, et tõesti super asi. Ainuke, mis on, et kui sa lased kasti täis sellega, siis alustat on see, et see auto läheb super raskemaks, aga me ei räägi siin 10 kilodes selles suhtes, et jah, on ka siuksed asju. Ja mida veel on, tegelikult siin tagataustal natuke näha ka, on küll hetkel meil pakendis, aga on samamoodi maasturitele lisavarustus, et kastikatted, kastikongid, kastiraavad, astmelauad, et sisust saab kõike ja kõik kastikatted, tähendab kongid tulevad kirevärvi. Ma sain teie käest värvikoodi, näiteks vaatame kliendi käest ja siis tegin teile pronksi, punast, valget, mis iganes ühesõnaga. Et meil jääb hästi palju ja teist soovitan ka arves teie pead asja. Nii, aga mille pärast te siia üldse tulite? On siis sellepärast, et me anname siis teie kasutusse kõikide Eesti etappidega siis Mersu Sprinteri. Et ma arvan, et teil on sellega hea käia. Kindlasti juhil on väga hea meel, kes see sõitma hakkab. Et tõesti, tegemist on päris hea suksuga. Et võime natuke sisse vaadata, mis see sees on. Tegemist on lennundusest täiesti tühja kaubikuga, siin oli ees ainult vahesein ja kõik, mis ulatus siis vaheseinast tahapoole, oli täiesti tühi ja me räägime ka sellest, et siin polnud ennem ka küllaknaid. Aga siis jõudis buss meie kätte, täpsemalt ostsime selle ära, käisime järel ja siis saidki siia sisse ilusad istmed, külmkapp, mikrolaineahi, kogu lagi, kõik seinapaneelid, voodikoht, helitehnika ja kõik need ülejäänud tuleb ka, mis siin küljes on. Et sisust oli jah, just täielikult täiesti skelett enne. Siin võib olla küll jah. Ma arvan küll jah. Väga mõnus siin. Võtad kaardi ette ja räägid, kuidas sõitma peab. Vaata siia. Jah, tegemist on siis mikrokülmkapiga. Ja ma arvan, et teil see kindlasti suvel leiab lahendust ja kasutust, et minu arvates mis oleks parem, kui jahmata külmjook peale trenne või tandemeid või kvalifikatsiooni. Nii, ja nüüd oleme jõudnud siis bussi tahaossa. Et mis siin siis me ümber tegime samamoodi, et läks Linex nii põrandasse kui ka siia küljeseintesse, et jällegi ülimugav kasutada, puhastada. Ta on tugev, ei pea muretsema, et see midagi nagu puru läheb ja ütlen ausalt, ma isegi oskaks siia midagi muud nagu panna, mis siia parem sobiks, et Eesti on super lahendus. Päris ja ilus matn on vaata. See on kergelt pesta ka. Vaatasin, kui see ukse alguses lahti tegi, siis ma vaatasin, vaip on maas. Tegelikult on ilus siuke matn nagu kaitse. Sellega lihtsalt pesad parast veega maha või? No mitte päris, siin on näha ka, et tegelikult see vesi võib siia alla ka sattuda. Märelapiga. Märelapiga, kõige lihtsam. Et jah, selles suhtes teda hooldada on ka oli lihtne. Et näiteks kastiautol pane kärkel sisse ja lase puhtaks ja lükka lukk kinni, et selles suhtes on jah. Et saab kõik ühe sõnaga. Aga teile, mis ma oskan öelda, edukat võistlust, tooge buss tervelt tagasi. Ja aitäh! Nautige kilomeetrid. Tund aega tagasi magama minema
tund 15 tegelikult. Päriselt või? Ja pidime kell 8 magama minema, 6 pidime viimased asjad ära pakkima ja siis koju minema ja 8 magama. Siin me oleme, Rainis pole siiamaani magamagi läinud. Me lõpetasime mingi 5 aeg, umbes enne 5 veits. Saime selle sillavärgi saime paika vist. Tundus, et rool töötab praegu. Rainis on olnud üleval 24 pluss 12 või? Ja näete, sealt tuleb jah. 24 pluss 12 tundi. Ehk siis Rainis on olnud jalul 36 tundi põhimõtteliselt. Jah, ta ütles, et ta vihpab teise järgi. Aga õnneks meil on uus buss. Mitte meil ei ole veel, me saime uue bussi Provendilt. Ja seal on üleval magamiskoht, et Ranjupuum saab normi tund lasta sõidu ajal. Et ei pea kuskil toolis kägeras olema, vaid saab mõnusalt sirutada. Eks te seda eks seda filmite pärast, kuidas ta magab. No tšau või? Tšau või? Noh, valmis või? Jõu. Ready või? Sinult peab küsima, kas sa oled valmis? Mina olen valmis. Sa oled telgi ka sõita või? Jaa. Miks? Kennile. Kennile? Kenn ootab meid. Kus? Roni, seal. Meil on pani bussid... ta on seal või? Jaa, trennid tehtud. Kuidas oli? Me seda ei küsin, aga ta pani meile kohad kinni bussidega. Kõik nagu meile, mulle ka roll lipub. Ma ei tea, kui... No me elame sealt teist ära ja siis... Aga see on hästi. Kurat! No jälle jäid ma. Jälle ma üritasin ära peita. Kuule, kus sul ka... Rainis või see... Rainer teeb jah? Jaa. Mis sul mahub? Kõik asi mahub ära. Opa, mis too on? Buss olen väga Raini selle teisel välja ära. Jah, teisel ära. Mul on buss pakitud juba. Transport on tühi. Üks buss pidi veel olema tõesti. Kuule, te... Sina sõidad. Ei sõida ju. Ülbitsed või? Ta ei julge sõita Mersuga. Miks? Pane kaamera kinni. Ära, cut, time out. Ei küll. Tegelikult sul ei ole vapsi asju kaasas või? Sul ei ole üldse asju kaasas? Ei olegi? Jah. Auto on kohal, pohku ja muu. Muidugi auto on põhiline, rehvid ka. Mis asja, mis need on? Need on ju puhta kuradi maha kandmisele ju. Jah. Ja ma sõidan nendega ikkagi tandemit. Need on sinu jaoks slikid. Jah, slikid. Need on mu esirehvid. Need on... No sundfull nagu sundfull. Jaa. Nojah. Raini selle teised rehvid lihtsalt tehti väljad ja... Kurat, see on M50 ju. Jumal Tim Bill ju. Teeb pauku ka? Jah. Teeb. Kurat, eks sa homme näitad, kuidas teeb. Üritame. Mida sa filmid? Ma ei... Aita, mida? Ma ei saa käsi määrida ju. Mis sa ei saa? Ma olen täna kaamera mides. Sa võtta kuradi videot kätte või Rainisele, mida sa passid? No hea küll. Ära rääkisid. Ühe kaupa, vaata. Vaid, tule appi. Tule appi. Ma mölisen niisama. Näe, võta see. Palun vabandust, aitäh sulle. Sa päris siia peale. Tšau. Õhkiste. Nagu rekaga sõidaks. Üks Läti ka vist. Näita talle salongi ka? Kui jälle. Opa! 55-tolline telekas on umbes puudu, LED-valgustus. Ei ole, mis LED-valgustus. Kõik on olemas. Pane, tuled parema. Opa! Külmkapp ja... Külmik, asjad, Vot siin tegemist pole tõesti nagu lastesaatega. Ülejalt. Opa! Vaata, seal on see sleeping spot. Seal on Rainis saab magada seal. Seal kuskil. Davai. Naisad, see on... Töötab ka. Proovisin juba. Külmkapp on. Ja seda jälle korraga. See on nii tutikas. Keegi pole kasutatud seda autot. Ja saad sellel ma sõitsin sellega ja sõidad sellega täpselt samamoodi nagu selles suhtes, et pikkuste asjadega tagurdada on veits raskem ilma seda kuradi abideta, aga nagu transporteriga paned ringi. Nagu vaatad küll, et ta on suur, ta ongi suur, aga sa saad nagu nii hästi sellega sõita, et nagu see on uskumatu. Noh, bussijuht. Siuke asi võttis sõnatu. Kapteni istmed või? Kuule, siin me istume kõik vaikselt
me hakkame plaani pidama. Laua peal on kaart, asjad. Sina ei söö seal. Sa pudistad ja paned kõik maha. Ära tee nii. Siin me hakkame arutama asju. Androidi vennad. kotis? No... ole seekord aus. Ma olen seekord aus. Ühesõnaga, trenni me ei saanud täna siis teha. Ühesõnaga, ma käisin ühe korra rajal, siis kattis jõu ära. Ei saanud tegelikult aru, mis probleem on. Oli isegi see eelmine nädalavahetus oli see trennis oli ka täpselt samamoodi. Nüüd me siis lõpuks peale trenni saime aru, et kütuserõhuandur valetab. Et see, mis näitab mehaaniline kell versus siis elektrooniline kell, see vahe oli nagu pool barri. Ja safety oli nii-öelda peal, et kui õli või kütuserõhk liiga madalaks läheb, siis ta nagu katib selle jõu ära, et põhimõtteliselt mootor jääks ellu. Ma ei tea, nüüd on mul 2 varianti. Või 2 proovi tähendab, mitte 2 varianti. Et sõidan esimese ära. Ma pole siiamaani tegelikult aru saanud, kuidas silt toimib praegu. Korraks sain midagi aru, et nüüd ta teeb vähemalt seda, mida ma tahan, et ta teeks. Mida ta ennem ei teinud, et ta ennem jooksis roolist lukku ära. Ja nüüd on 2 proovi. Et proovin mingid punktid kätte saada, et esimene võistlus mingid suuri nagu ootusi ei ole, aga mingid punktid võiks ikka saada. Vähemalt endale hea tunne siis. You go, boy! You go! Peale tehnilist. Ma ei jaksa rääkida praegu. Ära järise. Ma ei jaksa rääkida ausalt. On nii väsid. Millest? Sinust. Väsitab, räägid liiga palju või? Ei, öösel väsitust ära ma. Tulid õpetama öösel. Kuule, vana. Sina norskasid, mitte mina. No sina ka ikka. Ei, mina ei norsanud. Mul olid need klapid olid. Ei, see ei aidanud. Üldsegi mitte.
kuradi kõik on timm. Nüüd siis oma esimest sõitu tegemas Martin Lain, tema siis ka Tuner Studio tiimist esimese seeria universaal BMW kapoti all tiksumas Audi 4,2 liitrine V8 mootor, jõudu 275 hobujõudu ja 350 Newtonmeetrit, aga 51 punkti ja samamoodi ei ole see, milleks ta võimeline on. Tema puhul ootaks ka ikkagi skoori 70 lõppu, 80 algusesse või isegi veel rohkem. Sabaklipis ilusti sees on. Lõpus pikalt kannab ära. Sõitke ilusate suurte poognatega sujuvat sõitu, mitte ärge üritage kiirendada teiselt mehelt eest ära. Ja viimane paar siis on oma esimest sõitu kohe lõpetamas. Martin Lain ees ja Kevin Berlin oli jälitaja rollis ja oli kohe näha, kus algusest peale tegelikult Kevinil väga vaevaliselt see jälitamine tuli. Aga nüüd siis teises sõidus Martin Lain jälitaja rollis ja Kevin Berlin ees. Oli Kevinil see tagasõit päris karm ja nüüdki läheb rajalt välja. Seda kohtunikud koosolekul ütlesid, et rada on piisavalt lai ja kast on piisavalt suur, et seda nad ei taha näha, et sõitja seal pikas sabakastis joontest või ehk siis kastist välja sõidab. Et tundub, et siit Martin Lain selle saab ka selle edasipääsu kätte. Aga nüüd siis viimane top 16 paar, Henri Kalm, Martin Lain oma esimest sõitu tegemas. Et kui lätlastel oli siin eelmine hooaeg käis Eestis sõitmas Baumannis striidiklassis, siis tundub, et kui Baumannis semiproosse üle läheb, siis mingil imelikul moel on neil kohe järgmine tagataskust võtta, kes siia Eestisse tuua ja Eesti poistele siin tagasõitmist õpetama hakkab. Aga vaatame nüüd, kohe tulevad sõitud uuesti ka teiseks sõiduks, et siis sõita ära oma teine sõit. Teine sõit siis ka kohe lõppemas, seekord siis Martin Lain ees ja Henrik Kalm jälitamas, aga siit venib meie päev grammikene jälle pikemaks. Nüüd Henri ikkagi selle esimese sabaklipi ja ninaklipi korralikult ära võtab ja nüüd kas nüüd natukene pakkus äkki Henri üle ja seal tagaklipis keskel läks üle joonte. Nüüd vaatame kohtade vahetus, Lain ees, Kalm jälitamas. Taaskord lõpus Kalm tuleb, viimane kurvi kolmandik on hästi ukse peal. Algus tuli Martinil paremini välja,
nüüd siis viimane paar, top 8, Markus Krevins. Ning teisena siis Martin Lain. Aga nüüd teine sõit ja vahetavad sõitjad kohad. Nüüd siis Martin Lain ees ja Krevins jälitamas. See vist on nüüd esimene kord, kus Krevins taga natukene eksib, on üldiselt ka lubatud. Ja lipu keerutamine One More Time, oma One More Time'ile minna. Esimene sõit Krevins sees ja Lain jälitamas. Ja arvuti ekraanigraafikas õnneks on nüüd see info olemas. Aga minul veel mingi kotermann kuskil siin. Ja nüüd, kui ma õieti märkasin, siis tundus, et Krevins eksis seal lõpus. Nüüd pääseb Lain korralt minema ja läheb ka tegelikult väga ilusti sealt kohe alguses väljast seina äärde. Ja nüüd Krevins eksib taga taaskord nii nagu eelmises sõidus, aga läheb ka Martin Lain väga kasti taha serva sõita. Aga nüüd teine paar, Martin Lain ja Elari Loodus. Martin Lain siis ees ja Elari Loodus esimeses sõidus jälitajana. Tundub, et Martin ennast on saanud nagu päris hästi liikuma, eest päris ilusti kohe ära läheb. Ja nüüd veel Martin Lainil läheb asi palju kergemaks, kui nüüd siis Elari Loodus ees ja Martin Lain läheb teda jälitama. Ega Elaril siin väga palju teha ei ole, kui üritada lubatu piires kuidagi moodi Martin Lain eksima sundida. Aga Martin ka läheb ikkagi väga kindla peale seda sõitma ja teeb veel jõnksatuse Elari Loodus siin ka taga pikas kurvis ära. Mõlemas paaris üks sõitja ja 1-0 kirja endale saab. Liiguvad sõitjad poodiumil, aga finaal nüüd on oma stardi saanud. Martin Lain ees ja Allan Bubnovski jälitamas. Ja Martin Lain sõidab väga ilusti tegelikult sihukest kvalifikatsioonisõitu. Allani sõit ees on, kas Martin saab samamoodi ilusti jälitada või mitte. Alguses Martin ikkagi ründab tüükmaad agressiivsemalt kohe. Ukse peale paneb ennast, nii kui kohtunikud ütlesid, nina esiukse juurde ja tundub, et vist tuleb natukene isegi paremini Martin jälitust. Jump for Drift võitja Street klassis Martin Lain. Esikolmik, Martin Lain, Allan Bubnovski, Martin Alliksaar.
kaja ja siis on mingi... Oh kurva! Armsub naine. Nagu oleks nii. Oota, ma teen kalli ära. Hea töö, mees, hea töö. Tavai. Pritsi. Teist korda ka. Just juhtis ära kuivata, on ju? Hea töö, Lain. Palju õnne. Oleks hooja. Ei no me selle saame. See oli juhted kõik kokku. Palju õnne. Hetkel sa oled hooja esimene. Ja see pole. Väike sauna alla ka sulle. Lainis! Palju õnne. Patsu ka. Tee patsu. Pane kruvikaga. Oi! Nii tore. Oota, mis ta siin? No nii, päev on läbi ja raske tööpäev on nüüd selja taga siis. Nädalavahetus. Nädalavahetus, jah. Ei läinud päris nii-öelda ootuspäraselt. Rannis ju... Igati pidi ei läinud ootuspäraselt. Jah, et siuke hästi huvitav nädalavahetus oli, et Rannis sai lõpuks sõitma. Rolli asja saime korda, pika tunneta tööd on selja taga, aga vähe sai magatud küll. Ja igatahes Rannis ei saa sõita. Ta ise rääkida ei taha, mingi tehnilised probleemid nii-öelda. Põhimõtteliselt, ma oskan öelda lühidalt, siis kolm asja oli. Oli see, et mootor siis puristas natukene, oli seal kütjandur oli vigane ja siis sild ei olnud veel minu jaoks ilusti paigas. Kuna see on ikkagi swapitud sildade asjadega, siis tehase lahenduse moodi see ei toimi nagu ideaalselt või siis ma lihtsalt ei tunne ennast veel mugavalt ja kolmas põhjus olen siis mina ise. Ei ole Rukki veel. Põhimõtteliselt roostes. Ja ega siis järgmine päev pühapäeval siis oli striidide päev ja nagu näha siis kerge karikas tuli jah. Et ei, päris kõvad sõidud olid, et ühtegi sihukest kingitud võitu ei tulnud, et sai nagu ikka vaeva nähtud ja pingutatud, et tiim on mega lihtsalt ja väga üritus oli. Ei oskagi midagi nagu öelda ja eks ikkagi Proven viis meid kohale ja tõi meid ilusti tagasi ja kes meil siin muud sponsorid on, et Tuuner Stuudio ikkagi on ja täname kõike, et kes meil kõik igasuguseid Refi., Lisangrupp, Liquid Molly, Terminal. Kindlasti need veel Vanakivi näiteks on ju. Eks videos saab ära mainitud, võib-olla mis meelde ei tule. Et tublid poisid. Pere ja tuttavad kõik nagu joonusuparid. See on mega lihtsalt, mis nädalavahetus oli. Aga ei, nüüd ei ole midagi, nüüd on Taagapil see närmine, Läti maru kaugel, aga mõlemal autol tulevad upgrade'id ka. Teeme veits asju ümber, et oleks lihtsam sõita. Tulevates videotes võib-olla näed. Aga davai. Järgmise korrani.